räägime siis autotehnika tootmise keskkonnamõjude teemal. Et kui me nüüd hakkame pihta, siis kõige esimese asjana oleks hea, kui te võtate võimaluse välja endal kirja panna, siis tuleb 6 küsimust ja palun avaldage oma arvamust, mis te arvate, mis võiks olla nende küsimuste vastused. Pange need kirja ja see vastus ei pea olema selline, et ma nüüd kiiresti guugeldan ja vaatan, mis see umbes on, vaid kui täpselt vastust ei tea, no pakume siis oma arvamuse, mis see olla võib. Aga lihtsalt me paneme need 6 küsimusele siis oma vastused, mis me praegu arvame sellest konkreetsest näitajast, mis siin siis küsitud on. Ehk siis, kes vaatab seda esitlust video kaudu, siis mõistlik on panna video pausi peale, küsimused ära vaadata ja siis edasi liikuda. Antud esitluse kontekstis jagame termini auto 2 suuremaks osaks. Üks pool on siis sõiduauto, mida väga tihti kujutatakse ette, kui me räägime autotehnikust. Teisel pool on siis kommertssõidukid, nagu veoautod, autobussid ja muud. Aga üldiselt autotehnika puhul ei maksa ära unustada ka siis mototehnikat, liikurmasinaid ja igasuguseid muid masinaid, mis siis on liiklusregistris, on autotehnika osad. Aga antud esitluse kontekstis siis võtame suures plaanis sõiduautode kommertssõidukid vaatluse alla. Muidu läheks maailm väga laiaks või esitluse käigus käsitlusala läheks liiga suureks, et parajalt ülevaadet teha. Aga avalike allikate andmetel on maailmas suurusjärgus 1,45 miljardit autot. Mis te arvate, palju autosid toodetakse iga aasta? Pakuti 50 miljonit, mis siit poolt pakutakse? 20 miljonit, 10 miljonit, 5 miljonit. Praegu vahemik 5–50. Siis 1,45 miljardit autot ette kujutada, kuidas seda oleks võimalik hästi nagu selliseks ettekujutatav suurusjärku panna, et mida 1,45 miljardit tähendab. Et igal linnasel oleks üks auto. Või siis igal eestlasel oleks 1000 autot. See on see vahemik. Või kuidas seda peas ette kujutada, et igast eestlast on raske ette kujutada, palju Eestimaal inimesi elab. Et kui te olete käinud laulupeol, näiteks on lauluväljakus 100 000 inimest korraga, korrutame selle 10-ga või õigemini siis seal 13–14-ga, et siis me kujutame ette Eesti elanikkonda ja igal eestlasel oleks 1000 autot, siis nii palju autosid on maailmas. Palju siis toodetakse aastas, pakkusite 5–50 miljonini, et see tegelik suurusjärk on 80–100 miljonit iga aastas. Aga nüüd see number on selline, mida saab ühe auto kaupa, ühe auto täpsusega mõõta. Ehk siis autotehased üle maailma annavad aastaraportides väga täpselt numbrid. Me teame täpselt palju sõiduautosid ja kommertssõidukeid toodetakse. Miks on siin vahemik 80–100? On sellepärast number sõltub majandusest. Ja järgnevatel slaididel te näete ka siis seda sõltuvust, et mis aastatel, kui palju erinevaid sõidukeid on toodetud, et siis mis regioonides, et on siis näha. Aga nüüd, mis osakonnad nendes autodes on, siis 20% sellest numbrist on kommertssõidukid ja tegelikult kommertssõidukite puhul nende tootmise maht on läbi aastat on suhteliselt stabiilne. Selle kõrval aga sõiduautode tootmise maht on oluliselt kõikunud, sõltuvalt majanduse seisust jällegi. Aga suurusjärkidena 2080, et see 2080 reegel kehtib väga paljudes eluvaldkondades.
et kindlasti tulevikus puutuda sellega kokku. Sõiduautode globaalne toodang, ma rõhutan sõiduautode globaalne toodang. Vaatame skaalat külje peal, me näeme, et see on miljonites, siis et see number korda 10 astmel 6 ja eelmine majanduskriis, suurem majanduskriis siis aastal 2009, ilmselge langus, eks ju, et sõiduautode tootmine oli alla 50 miljoni. Samal ajal me näeme aga, et Hiinas ei olnud sõiduautode tootmise langus, et seal oli kasv läbivalt, et Hiina majandus ei allu sellistele kapitalistlikele reeglitele, et kui seal soovitakse mingit sektorit siis nii-öelda forsseerida, siis seda ka tehakse ja see on paistab väga ilmselt välja sõiduautode tootmist. Muidugi Hiina turg on selles mõttes eriline, et nende suurim klient on siseklient, et nad eksportivad väga palju. Et isegi need mõned Teslad ja mõned muud sõidukid, mis Hiinas valmistatakse, mida eksporditakse, nende osakaal on nii marginaalne, et ei paista välja sellest. Ikkagi suurem osa Hiina turust on siseklientide mõeldud. Kõrvalt me näeme aga siis sellised turgudid nagu Euroopa, siis Põhja-Ameerika, Jaapan, Korea. Me näeme seda, et Euroopas on olnud sõiduautode tootmine läbivalt suhteliselt stabiilne, kuskil siin 18 ring ümber miljonit sõiduautot aastas. Põhja-Ameerika, mille alla kuulub siis nii USA, Kanada kui Mehhiko, siis nende toodang kokku on siin 12 miljonit, ka suhteliselt stabiilne olnud. Ning samamoodi siis ka Jaapani ja Korea. Aga Hiina on siis vaieldamatult kõige suurem sõiduautode tootmise antud juhul siis riikidega, mitte piirkond, et 1/3 sõiduautodest toodetakse Hiina. Ehk siis iga 3. auto on Hiina auto. Ja mõned väiksema tootmismahuga regioonid ka siis nagu Lõuna-Aasia, Lõuna-Ameerika ja Lähis-Ida, Aafrika riigid. Tuletan meelde, et Aafrikas on üle 50 riigi. Aga mida on siis näha viimastel aastatel on sõiduautode tootmismahu langus, et kui siin 2017 oli see 80 miljoni piiri juures, üle 80 miljoni natukene, siis erinevad mõjud on siin siis seda sõiduautode tootmist vähendanud, eriti 2020 aasta siis teada tuntud põhjustel. Et kui see 2019 majandustulemused tulid ja see sõiduautode tootmistulemused, siis oli päris huvitav trend, et mis seda põhjustas, et kui me räägime siin mõne protsendilisest langusest, siis tegelikult need mahud, mida kärbitakse kokku tootmises on päris suured. Ja autotööstus eriti, kui meil on selline lõppkoostöö tehas, lõppkoostöö tehas ise reeglina ei tooda detaile kokku panna. Eestis lõppkoostöö tehas puudub, aga Soomes näiteks on mõnigi lõppkoostöö tehas autodele või siis minnes lõuna poole palju selliseid riike, eriti Saksamaa kõrval, lisaks Saksamaale muidugi seal Ungari, Tšehhi ja muud sellised, kus on palju erinevaid lõppkoostöö tehas, kus autosid monteeritakse kokku. Eestis on olemas autotööstus, aga meil on enamasti siis need tootmistehased, mis toodavad lõppkoostöö tehasega. Ehk siis Eesti tehasest läheb otse liini peale erinevad komponendid. Ma loodan, et meil õnnestub teiega mõni päev ka vastavatesse tehastesse külla minna, kuna praegu on koroonapiirangute tõttu keerulised ajad, et nendesse tehastesse jalgu ukse vahele saada. Varasemalt me oleme käinud näiteks laagris, arendatakse, toodetakse sõiduauto elektroonikasüsteeme, sõidu enamasti kommertssõidud, aga mõned detailid lähevad sõiduautode peale. Et alates süsteemi arendusest, kui seal valmistamist näiteks Eestis täiesti olema, või siis ka erinevad metallid, komponendid, Eestis tehakse tarkvara, Eestis tehakse isegi mingi ukse valgustused jaagurile näiteks.
Tartus igasugused kaitserauad või sõidukite ümberehitused nagu ümberehitus ei ole enam tehase teema, aga siis ka korimaiste või muud sellised longidest välja. Et sellist tier 1 supplier tehase teemad on Eestis üldse. Et kui keegi ütleb, et Eestis autotööstust ei ole, siis võite selgelt vastu vaielda. Eestis puudub koostöötehas, autotööstus on olemas. Kommertssõidukite tootmine on läbi aja olnud suhteliselt ühtlane, nagu ennem sai mainitud, et need majanduslanguse aastakäigus 2009-2020 paistavad küll välja, aga see 18 pluss miinus mõnisada tuhat kommertssõidukit aastas. Lisaks siis jällegi paistab silma see, et väga tugevalt on esindatud Hiina ja nende suurusjärkude jagunemine on väga sarnane sõiduautode tootmisele. Kommertssõidukid jälgivad seda mahuprotsendi mõttes sama nagu eelmine. Jah, küsimus? Mis autosid toodavad hiinlased? Kas keegi valis Hiina autoturu oma referaadi teema? Ma pakun täna selle kaugõppele välja, meil on kaugõppega vaja ka referaadi teema kokku leppida, et selle mootorispordi muuseumi külastuse lõpus me teeme 5 minutit kaugõppe grupiga, et me räägime referaadi teemat nendega läbi, mida me tegema hakkame, et Hiina autoturg saab olema ka pärast, kui need referaadid on arvestatud, siis nad lähevad üles e-kooli, kõik saavad lugeda, lisaks panete varamust oma tööd üles ja avalikult, nii et kõik, kogu Eesti ühiskond võib teie tööd lugeda, et siis on väga selgesti seal välja toodud, mis autosid Hiina turul toodetakse. Täna hetkel ma jään vastuse võlgu, kuna see pilt on väga kirju, ma tean seda, et valikud on väga lai. Eriti tugevalt, mida praegu Hiina teeb näiteks, mida mujal maailmas pole veel sammu jõudnud pidada, on näiteks elektribussid, vaieldamatult turuliidet praegu. Ja Hiina mudel ka, natuke võib-olla praegu võtan seda vabaduse minna siit rajalt korraks kõrvale, rääkida Hiina mudelist, et 30 aastat tagasi nad hakkasid väljaspoolt seda know-how'd endale sisse importima selliselt, et nad tegid odavaid koopiaid. Odav koopia ja mitte kvaliteetne ja müüsid siis tagasi Euroopasse, Ameerikasse, kuhu iganes või oma ümberkaudsetud regioonidest, sest Hiina ümber elab tohutult palju inimesi. Lõuna-Aasias elab kõige tihedama rahvastiku piirkonnaga elanikkond, see turg on meeletult suur. Elab väga väikses regioonis, geograafiliselt elab kõige suurem elanike arv nagu maailmas. Et seal on kellele müüa ja nad hakkasid tegema neid odavaid tooteid, aga siis järgmine samm on see, et sa teed odava toote, mis on kvaliteetne, ise arendad, et muudad seda tehnoloogiat. Sellest järgmine samm on see, et hakkad tegema kvaliteetset toodet, mis ka maksab palju high-end asja ja hakkad neid välja poole müüma. Et see on niisugune õppimiskõver, mida jälgitakse tavaliselt sellest odava võtta madala kvaliteedi tootest minnakse siis järjest edasi. Ja seda on nii mõneski sektoris näha, näiteks nutitelefonide tootmine. Alguses ju tehti neid mitte väga ihaldusväärseid nutitelefoni hiinlaste poolt, aga praegu on niisugused margid nagu OnePlus ja Huawei ja Xiaomi ja nii mõnigi muu, eks ju. Juba sellised, mis on siis mingites valdkondades turuliidrid näitavad ette juba, kuidas võiks midagi teha. Et nii on. Ja siis ka näiteks, mis tuleb nüüd elektriautode valdkond ja eriti elektriliste kommertssõidukite valdkond, sellest saab Hiina olema kindlasti väga tugev tegija ja samamoodi ka siis mototehnika, elektrirollerid näiteks. Hiina väga tugevalt toodab neid, need mahud, mida nad toodavad, tänu sellele on väga selge arendustöö selles suunas ja ka poliitika määramine, et
mul üks tuttav on, kellel on, ta on taanlane, aga tal on hiinlasest naine. See Hiina naine on pärit siis ühest väikelinnast Hiinas, kus elab 1 miljon elanikku. Ja kohalik võim ükspäev otsustas, see muidugi tuleb nende partei poolt ülevalt alla, aga ükspäev otsustas, et siin meie linnas on keelatud bensiini jõul töötavate rollerite kasutamine. Ja mingi aja tõesti tahtnud ajaga muidugi, aga ühest kindlast kuupäevast oli bensiini jõul rollerite kasutamine keelatud linnas. Kõik teadsid seda. Ja politsei seisis tänav ääres, meil oli mingi kastiauto oli kaasas, kuulasid, et roller tuleb bensiinimootoriga, peatud kinni, võtsid rolleri käest ära, võtsid kastiautot. Ja nii lihtne oligi. Ühel päeval keelati ära bensiini jõul kasutamine, hakati elektrirollerit sõitma. Ja tänu sellele see tehnoloogia müüb, on vaja tootmist, vaja arendada. Et mis sellest saab, muidugi kindlasti kohalik linnaõhk on oluliselt puhtalt. Aga kõik muu, mis seal taga taustal on, see on jällegi eraldi analüüsi ja vaidluse teema. Või siis arutelu, oleneb, kuidas asjale läheneda. Aga jah, kindlasti väga märkimisväärne turg, väga märkimisväärne tootja ja kindlasti tuleb seal arengutel silma peal hoida, et mis tooteid, teenuseid, eriti selle elektrimobiilsuse osas seal turule tuuakse ja arendatakse. Mis nüüd aga erinevus aastast 2020 Euroopa turu näitel on siis see, et võrreldes siis 2020 aastaga on näha nii-öelda paranemismärke, aga nüüd tuleb välja väga selgelt see, et kuivõrd habras on tänapäevane modernne elukeskkond. Me oleme harjunud sellega, et me lähme näiteks siin oma lemmiksõiduauto tootja koduleheküljele, esimese lehe võtame lahti, konfigureerime auto ära, tellime, teame, et saame otsa kätte. Hetkel see ei kehti. Me ei pruugi seda mudelit üldse saada. Tehasest lihtsalt ei tule välja. Tehase tarneahelad on katkenud. Kiite ei ole saada. Mingid detaile võib-olla hetkel valmistada. Jällegi tegemist on sõiduautoga, aga mu isiklik võtitelefon on selline mõra. Tahtsin garantii või sellest remonti viia ja remondist öelda, et ei saa. Sellepärast, et tootja ei pakka hetkel varuda. Lihtne ongi. Ja kui sõiduautod on saada, siis on pikad järjekorrad. Ei saa paari kuuga kätte. Läheb pool aastat, kui üks saab. Ja selline nii-öelda tarneahelate selline katkemine ikkagi näitab ära selle, et kui vabras on kogu see ökosüsteeme, mis puudutab seda tootmisvaldkonda, et kui kuskilt hakkab midagi ronkama, siis terve selline globaalne küla on sellest mõjutatud. Selline vaatepilt, kus eelmine aasta müüdi kasutatud autot, täpselt sama mudel oli 10% odavam kui täna. Räägime keskmisest müüdud kasutatud autost, mis maksab mingi 20 000 või natuke kallimalt. Et eelmine aasta maksis, toome suurusjärgu mingi 30 000 €, täna maksab 33 000 €, täpselt sama mudel. Kasutatud autod hinnad kasvavad sellises perioodis, kus siis autode kättesaadavus on langenud. Ja kindlasti need protsendid, mis siin slaidi peal on, siis on ka natuke mõjutatud sellest, et võib-olla need tuleks isegi suuremad. Et kui me vaatasime, et parematel päevadel sõiduautode tootmine oli siin 80 miljoni juures, et võib-olla see tootmise hulk tahaks sinna tagasi minna, aga ei saa müüa, sellepärast, et ei ole võimalik. Eestis. Siin juba kiiret liitmistehes, slaidi pealt tehes võib-olla saaks juba tulemuse kätte, aga mis te arvate, kui palju on siis sõiduautosid aktiivselt Eesti registris? Varasemalt oli see sama slaid, oli siis kogu register,
aga nüüd tänapäeval on suur osa nendest sõidukitest on peatatud kandega, ehk siis ma jätsin kogu peatatud kande välja, et ei ole mõistlik arvestada neid liikluses osalevatena. Paljudel neist mingi hobiautod või seisavad garaažis aastaid ilma sõitmata, et nad on küll registris olemas, aga nad liikluses ei osale. Et mis te pakute, palju neid liikluses osalevaid sõidukeid olla võib? Sõiduautosid 700 000 pakute, 600 000 pakutakse. Et kui me vaatasime seda numbrit, ja siin on ainult sõiduautod, ma panen kogu mototehnika ja võtaks teatud kandega sisse, siis see number oleks 1,2 miljonit midagi. Kõik asjad meil on siis registreerimismärk küljes. Aga peatatud kanne välja jäetud sõiduautosid registris on siin suurusjärk 630 000, millest lausa 2,5% on hübriidsõidukid, 0,3% on elektriautod ja nendest elektriautodest 1/4 on jätkuvalt e-Vierid, mis tulid Eestisse 10 aastat tagasi. Ja kasutan hüüdnimesid antud slaidi peal, et kokkuvõtvalt kirjeldada, siis tegemist on bensiinikütuseks kasutavate automootoritega sõiduautodega, aga lühinimetus siis antud juhul on pendukad üle poole ja siis diiselkütuseks kasutavad diiselmootoriga sõiduautod, näiteks diislit 45%. Ja 0,37% gaasikütuseid kasutavad sõiduautod. See on hea küsimus, sest registris on nad gaasikütuseid kasutavad sõiduautod jagatud mitmekütuselisele autod. Ehk siis siin on ka küsimus selles, et mis asi on hübriid. Mis te arvate, kas bensiini ja gaasikütust kasutav sõiduauto on hübriidauto või mitte? Nii, kes ütleb, et on hübriid? Miks? Kuna kasutab erinevaid kütuseid, kes ütleb, et ei ole hübriid? Miks? Miks ütlete, Harri, sa tõstsid ka, miks ütled, et ei ole hübriid? Ma ei tea. Ja ütleme nii, et sulle tundub, et ei ole hübriid, aga täpselt ei tea. Et elektri ja bensiin võiks olla rohkem nagu hübriidi moodi. Tunnetus on õige, põhjus, ma võib-olla siis selgitan ka, miks see on see, et hübriidi definitsiooni alla lähevad sõiduautod, millel on kaks erinevat siis energiamuundamissüsteemi. Erinevat energiamuundamismeetodit. Sisepõlemismootor on üks energiamuundamismeetod. Kui me sinna sisepõlemismootorist sõidame sisse bensiini või gaasi, see ei tee autost veel hübriidi. Sest sama variant oleks siis, kui ma panen diisele sisse siis diislit või pannkoogiõli. See ei tee tast veel hübriidautot, kui me paneme erinevat vedelkütust sisse. Aga kui auto peal on olemas vähemalt kaks erinevat energiamuundamismeetodit, nagu vedelkütus läbi sisepõlemismootori jõumomendi või siis elektrimootori osakond, kas elekter tuleb akudest või tuleb vesinikust läbi kütuselemendi ja nii edasi, oma tähtsus, aga siis energiamuundamise meetodid on see, mis defineerib hübriidi olemas. Ja selliseid sõidukeid on meil registris aktiivse kandega 15 500 umbes ja hübriidi osakond on teinud kõige suurema kasvu Eesti registris viimaste aastate jooksul. Umbes 2016 aastal oli umbes 4000. Praegu on see suurusjärk 4 korda suurem. Et päris suur erinevus. Elektrit oli aastal 2016 oli umbes 1200, millest jätkuvalt pooled olid e-Vierid. Ja
siis selle bensiini diisli sõidukite osakaal on püsinud väga sarnane, et see ei ole eriliselt muutunud. Ja muidugi gaasikütused kasutavate sõidukite arv on ka tõusnud tänu siis gaasikütuste populaarsuse kasvule. Miks on gaasikütuseid kasutavad sõidukid populaarsed? Soodsam, jah, väga hea. Selle gaasikütusesüsteemi paigaldamine sõidukile, tehades siis mitte kütuseline sõiduk ja siis selle seadmete hooldamine, kasutamine ja nii edasi. Mingi aja peale tasub ennast kütuse hinnad ära. Mis see aeg on, see sõltub sellest, mis süsteem paigaldada ja nii edasi. Aga mis te arvate, mis on kallim, gaas, bensiin või diisel? Bensiin, diisel ja gaas tegelikult on sama hinnad, erinevus on aktsiisid. Et bensiini ja diisli pealt võtab riik aktsiisi. Praeguste kütuste hindade juures näen selle vastuse võlgu, mis see täpne osakaal on, aga ütleb niimoodi, et kui kütus maksis 1 euro, siis bensiini või diisli liitrihind on 50 senti ja aktsiis on 50 senti. Gaasil oli kilohind oli 50 senti ja aktsiis oli peaaegu olematu. Mõni sent selle juures. Eks see on see tegelikult, kus erinevus tuleb. Ja kui bensiini, diisli, aktsiisi, kütuste aktsiiside kogumine peaks olema suunatud autoga seonduvatesse ühiskonnakuludesse nagu teedeehitus ja muu selline seonduv, siis miks ei maksustata gaasikütuseid, mida kasutatakse liikluses. Eridiisel näiteks ei ole maksustatud võrdväärsetel alustel, kuna eridiislit kasutatakse näiteks põllumajanduses, mis ei ole avalike teede kasutusega seotud. Et gaasikütused on lihtsalt aktsiisi mingist välja jäetud ja see on põhjus, miks nende kilohind on odavam võrreldes selle võrdväärse diisli või bensiini kogusega. Vaadates uute autode müügimahtusid Euroopa Liidus, me näeme seda, et aastal 2019 müüdi uutest sõidukitest siis elektriautosid 2%, hübriide 3,8%, bensiini kütuseid kasutavaid sõidukeid siis 56% ja diiselkütuseid 35%. Mis te arvate, mis suunas need trendid liiguvad? Rohkem elektrit ja hübriidi ja järjest on diislit, olete õigel teel, et tunnetus on õige. Diiselsõidukeid, sõiduautosid, eritehniku, ütleme raskema tehnika kommertssõidukite juures on ta möödapääsmatu, kuna ta on ikkagi väga palju ökonoomsem raske tehnika juures kasutada. Aga sõiduautode puhul selle diiselkütuse kasutamine on vaieldav, kuna ta koormab keskkonda oluliselt ja samas igasugused muud võidud on väiksemad, aga diiselmootorite tehnoloogiat arendati väga tugevalt, eriti Saksamaal, ja siis oli vaja seda tehnoloogiat ka müüa. Ehk siis sõiduautod diiselmootoritega jällegi turundamise küsimus, aga kui nüüd maailm liigub sinna suunas, et on vaja müüa rohkem elektrit, rohkem hübriidsõidukeid. Hübriid on võib-olla selline vahepeal üleminek etapp, sest tegelikult ikkagi lõpuks minnakse elektriauto juurde. Ja millest see tuleneb? Me näeme kardinaalne muudatus aasta 2021 teine kvartal, aga see ilmestab ikkagi, see on müügimahu protsent, ilmestab seda hetkeolukorda. Hübriidide müügiosakond on paari aastaga kasvanud 10 korda uutest sõidukitest, müüdavad sõidukite ja näiteks siin ettevõtted, kes müüvad Eestis hübriidsõidukeid, väga tugevalt Toyota Lexus on esindatud. Toyotade keskmine hübriidi müüdud arv, palju hübriide müüdud on üle 50%. Kõikide mudelite peale kokku, kõikidest müüdud autodest hübriidmudeleid on müüdud üle 50%.
Teatud sõidukite lõikes on see protsent suurem, aga mis te olete, mitu protsenti müüdud Lexustest on hübriidid? Umbes 99%. Sest Eestis turustatavatest Lexuse mudelitest mitte hübriidid on ainult vist 1 või 2 mudelit, mis on erisõidukid, mida ostetakse väga vähe. Et enamus on hübriidsõidukid. Ja kõik vaieldamatult kõik suuremad autotootjad on arendamas oma elektrisõidukeid, elektrimudeleid. Eriti Vaagrupp peale Dieselgate'i. See on ka üks suur põhjus, miks need uute müüdud sõidukid, diiselmootoriga müüdud sõidukite osakond on vähemaks jäänud. Ja üks väga tugevalt mõjuavaldav suund on tegelikult Euroopa Liidu regulatsioonid ja seadusandlus. Palju on lubatud kogu müüdud sõidukite pargi keskmine CO2 heide 100 kilomeetri kohta. Et kui varem oli see number siin näiteks 115 grammi 100 kilomeetri kohta, terve sõidukite müüdud mudelipark ja keskmistatakse ära. Ja see on siis selle VLTP mõõtemetoodika järgi. Väga hea näide toodi siis sellest, kuidas Euroopa linnades keelatakse ära teatud tehnoloogiate kasutamine, et inimesed ei julge osta endale peale elektriauto midagi muud, sest elektriautoga lubatakse sõita, aga muude asjadega lubata. Et kui ma sellel suvel käisin oma autoga, käisin Euroopa sellist rindsõitu tegemas, on Saksa ja Austria ja Slovakkia ja Poola ja sellised, siis osades Saksa või ja Austria linnades olid pildid üleval, et siin piirkonnas võib sõita alates euro 6, euro 4, euro 6, pigem on jah, või euro 5, et nagu sellest, et kesklinna piirkonda see sõida sisse diiselmootoriga sõiduautoga, mis ei vasta selle euro 6 normidele. Sest kui sa lähed sinna vanema sõidukiga, siis ta lihtsalt tahmab niivõrd palju rohkem. Et huvitavad pildid olid üleval. Nüüd, mis tegelikult veel mõjutab selle Euroopa Liidu seadusandluse poolt seda uute müüdavate sõidukite osakaalu, sama, et kui nüüd, kas see oli nüüd selle aasta või järgmise aasta, vist hakkas järgmisest aastast kehtima, et näen praegu täpse määratluse võlgu, et mis hetkest, aga see on kindlasti tulemas, et Euroopa Liidus, kui mõni autotootja turustab oma sõidukeid, siis tema kogu sõidukipargi müüdud sõidukite keskmine võib olla 95 grammi 100 kilomeetrile või vähem. Kui on 96 grammi, tuleb välja, näiteks arvutatakse mudelite keskmine arvutatakse läbi, kaalutud keskmine ja saadakse 96. Siis võetakse müüdud sõidukite arv korda trahvi summa 1 grammi kohta, mis oli mingi, äkki oligi mingi 90 euro. Aga kujutame ette, et me nüüd müüsime näiteks miljon sõiduautot, kordame 90 läbi, peame trahvi maksma 90 miljonit. Kui läks 2 grammi üle, korrutame selle summa 2-ga, kui läks 3 grammi üle, korrutame 3-ga. Praeguste arvutuste järgi paljud autotootjad, kes ei jõuaks seda järgida ja hetke keskmiste järgi, nad peaksid maksma miljardeid trahvi iga. Euroopa Liit piirab selle turu ära selliselt, et müüdud sõidukite keskmise järgi. Kui me tahame seda järgida,
siis teatud jällegi sõiduki tootjate puhul ma ei hakka nimetama nimesid, et see üldine ettekujutus sellest, et kui me tahame nüüd järgida neid nõudeid, me peame müüma näiteks mingi suurusjärk 25% elektriautod. Summutitoru puudub, auto kõrval keskkonna heide heitgaaside puudub, järelikult ei ole ka grammidest midagi loetavat. Nüüd, kui tootja firma ütleb oma edasimüüjatele, et kõikidest müüdud sõidukitest 1/4 peab olema elektriauto, siis see ka ära müüda. Inimene läheb autosalongi, tahab endale uut autot osta, müügi nüüd talle elektriauto. Ta teab, et tal peab olema iga 4. auto peab olema elektriauto. Ja siis need elektriautod ka ära müüakse. Siis järgmisest aastast alati võib see sinine osakond olla siis juba 1/4 või midagi muud, mis iganes vaja on, sellel autotootjal oleks siis nõuete kohane keskmine heide kogu müüdud sõidukipargi peale Euroopas. VLTP järgi kaalutud keskmine CO2 heide edasi. Tunnete ära, mis kohaga tegemist on? Natuke jah, Saaremaa, Muhumaa vaheline Väina-Tamm ja tunnete ära, mis reklaamiga tegemist on. Tegemist on Volkswagen ID3 reklaamiga, mida Eestis suurelt osast on üles filmitud. Ja just see now you can sõnum, et nüüd on võimalik elektriautot osta, et tõin välja mõned mudelid. See on üks selline slaid, mida ma hakkasin paar aastat tagasi kokku panema, vahepeal on palju muutunud. Ma tõin juurde siia veel ameeriklasi natukene, aga mis selle slaidi eesmärk on see, et näidata seda, et enamus suuri tootjaid tegelevad selle arendusega. Ma ei ole isegi kõikide suurtootjate kõiki mudeleid siin välja toonud, sest neid on lihtsalt niivõrd palju. Eriti hakkab pihta Audi e-tronid, need erinevad mudeleid on nii palju juba, et see Audi osakond juba läheks pikaks, või siis BMW i-seeria. Nimekiri läheb juba pikaks, või Mercedes EQ seeria. Samamoodi neid on juba igasuguseid, suuremaid, väiksemaid autosid. Palju on selliseid startup firmasid, et elektriline platvorm võimaldab suhteliselt hõlpsasti arendada sõiduautot. Kuna me toome võrdluseks nende sisepõlemismootoritega sõidukid, siis on väga palju tehnoloogilisi aspekte taga, mille jaoks nagu võimekust või startupina pihta hakata on keeruline. Elektriline platvorm on niivõrd lihtne, suhteliselt niivõrd lihtne, et selle pealt alustada. No näide siin näiteks Canoo, kui see õigesti on hääldatud, eks ju. Või siis Lucid Air, näiteks üks asi, mida ma endal hoian silma peal, mida ei ole siin millegi pärast kirjas. Aga välimiselt on sarnane siis Tesla Model S-ile, see on natuke suurem, ta pigem on Mercedes S-klassi sarnane elektriauto. Ja see sai nüüd ameeriklaste testis sõiduulatuseks 520 miili. See on üle 800 kilomeetrit, umbes suurusjärk. Et ühe laetud akuga nii-öelda. Ja mõned siis sellised hübriidmudelid veel siia vahelduseks veel juurde tuua ja siis ka mõned vesinikkütuseid kasutavad sõidukeid. Enamasti on tegemist siis kütuselemendiga sõidukiga, aga hiljuti käistin ka läbi suurem vesinikkütuseid harrastav autotootja, siis plaanis ka seda vesinikku sisepõlemismootoris põletama. Ka võimalik. Vesinik põleb päris hästi. See teeb pauku ka. Aga antud nimekiri on puhtalt illustratiivne sellest, mis toimub. Kõik arendavad midagi elektri suunas. Ja näiteks kas või see, et Ford F-150 on praegu ette tellitud juba 500 000 tükki ameeriklaste poolt. Et nüüd on järjekord selle mitu aastat taga. Rääkides lähemalt globaalsetest kasvuhoonegaaside emissioonidest, siis need on osakaalud
erinevatest sektoritest. Mis te arvate, kui palju transpordisektor paiskab kasvuhoonegaasi suurusjärgus kogu maailmas? Milline on transpordisektori osakaal? Mis te pakute? See oli üks küsimus kaasa olnud. Te kirja panite. 8% oli üks pakkumine, mis siit veel tuleb. 16%, mis veel? 10, 25. No võrdluseks siin on näiteks põllumajanduse sektor kokku 18%. Või jäätmed, et kui on prügilad või reovesi või midagi muud, 3,2%. Sest tõesti transpordi osakaal on 16% kogu kasvuhoonegaaside paiskamisest atmosfääri globaalses pildis. Kõrval me näeme siis on heitiste energiatarve, et siis kui me toodame soojus elektrienergiat hoonetele, siis on sama suurusjärk nagu siis transpordi kasutamine. Tööstus on suurem nii transpordist kui heitiste energiatarbest. Kui me tööstuses toodame mida iganes, siis kuskilt energia peab tulema, sest energiat toodetakse siis näiteks fossiilkütustest nagu süsi või mõni muu. Põlevkivi Eesti näitel, põlevkivi oligi vahepeal natukene tagaplaanil, nüüd ei ole, sest elektri hind läks kõrgeks, ehk siis tasub ka see põlevkivi põletamine praegu ära enne. Ja siis on siin terve hulk väiksemaid sektoreid lahti võetud selles teises ringis, aga jällegi nii see sisemine ring kui praegu hetkel välimine ring, mõlemad on 100%, eks. Et lihtsalt eraldi sektorit on lahti arvutatud, et me näeme siin põllumajanduse all on alasektorid on eks ju karjandus peaaegu 6%. Nüüd oli küsimus, mis arvate, et kui suure osakaalu moodustab lennunduse valdkonna kasvuhoonegaaside heide globaalses pildis? See oli ka küsimus alguses, mis te kirja panite endale? 25% panite kirja. Aga jah, mis te panite kirja? 10, 4, 15. 20% panite kirja. Olete kuulnud lennunduse kohta päris palju maailmas, et paneme lennukid seisma, on õhkpuhas. Suure sellist, väga ranget nagu lähenemist. Tegelik pilt on see, et lennunduse sektor panustab lausa 1,9% globaalsest kasvuhoonegaaside emissioonide osakonnast. Ehk siis tegelikult lennukiga lendamise kasvuhoonegaaside paise ühe reisija kohta, kui lendame suure lennukiga. Reisija CO2 grammi kilomeetri kohta on väiksem kui ütleme siin näiteks sõiduautoga võrreldav variant. Kui ma sõidan oma autoga üksinda kesklinnas, siis selle auto keskkonnaheide on suurem kui lennuki oma. Ja lisaks lennuki kütuse kulu ühe reisija kohta per näiteks 100 kilomeetrit on väiksem kui enam sisepõlemismootoriga sõiduautode oma. Et see on umbes 3 liitrit lennuki kütus 100 kilomeetri kohta. Me lendame reaktiivlennukiga. Aga enamus tänapäevased on reaktiivlennukiga. Ja teetransport, meie põhiline, mis meid siis mõjutab, on selline suurusjärk 20% kogu globaalses pildis. Jah. Ma kuulsin, et lendused Plii kasutamine lennuki kütuses, okei, ma ei ole ise sellega kokku puutunud, et võib-olla tõesti on see plii seal, mis on tegelikult igasuguse põletamise ja sellise heitgaasist leidumise puhul on ta väga toksiline ja kahjulik element, et ka pliikütused keelati meil ära 30 aastat tagasi, et see on väga hea, sellepärast, et plii mõju
jõus organismidele on väga laastav. Kroonilised haigused ja kõik muud sellised asjad, vähk ja iga muud mõjud, et need on väga tugevad, et vii ei ole nagu või üldse elusorganismidele kasulik, küll aga mootori eluea jaoks on ta väga hea, aitab näiteks lappe määrida ja muid sellist, et edasi. Aga tulles nende osakaalude juurde tagasi, et kui meil on selline keskkonnamõju arutelu, et mis me siis teha saaksime, et neid kasvuhoonegaase vähendada, et siis ütleme, kui me oleme sellised petrolheadid, et meile väga meeldib suurte ägedate autodega ringi sõita ja ütleme, et paneme siis näiteks karjakasvatuse kinni, ei ole vaja hamburgerit süüa. Muidugi see on loogika viga, et kui me tahame oma suure ägeda autoga minna hamburgerit sööma, ei saa õiget kursi, mis saab. Aga lihtsalt võrdluseks, et tegelikult ei ole see küsimus selles, et palju nüüd lehmad aasa peal keskkonnaheidet tekitavad, et kas me nüüd paneme selle karjapidamise kinni, või iga sektor peab oma küsimused ära lahendama, mida on võimalik teha. Ma hiljem toon näiteid sellest, kuidas need erinevad sektorid on lahendatud ja milliste lähenemistega on seda keskkonnamõju oluliselt lahendatud. Aga ja kuidas seda tulevikus tehnoloogia arendada võimaldab, et minna teistsugustele lahendustele. Et tegelikult me ei saa öelda, et paneme ühe või teise osakonna kinni, vaid kõik elus vajalik ja lihtsalt iga nende see vajadus, mida me kasutame läbi siis tehnoloogia või mingite tegevuste nagu põllupidamine või siis ehitamine või majade kütmine, et siis see iseenesest peab muutuma vähem keskkonna saastavamaks. Kui me vaatame, kuidas inimkond ajaloos on siis seda kasvuhoonegaasi emissiooni tekitanud, siin on siis mõõtühikud tonni aastas. Ja me näeme, et tööstusrevolutsiooni eelsel ajal oli inimkonna poolt kasvuhoonegaasid tekitamine pea olematu, siis praegusel ajal on ta siin suurusjärk kuskil 35-40 gigatonni aastas ja jällegi suurimad mõjutajad, nii nagu oli suurim autotootja, siis ka üks suurim regioon või riik, kes mõjutab globaalset kasvuhoonegaaside emissiooni, jällegi Hiina, aga siis ka muud regioonid on välja toodud. Ja see on see huvitav slaid, mis näitab seda kolpiketi kõverat, mida on siin mõne aastakümne jooksul on palju näidatud erinevates kliimafoorumites. Ja selle järgi korreleeritakse seda, et inimmõju kliima keskmistele väärtustele nagu globaalne temperatuuri keskmine, mida on väga raske ette kujutada. Aga siiski, et selle mõju on ka äärmiselt suur, et kuidas see siis tuleb ja nii edasi. Sellest ma räägin ka paari slaidi pärast natukene täpselt. Ma tahtsin vaadata, et kuidas need numbrid on viimase, ütleme 5 aasta jooksul muutunud, et siin see konkreetne slaid lõpeb ära, vist oli 2019 või 2016 oli õigemini viimane aasta number. Hakkasin uurima, et mismoodi need numbrid siis muutunud on ja tuli välja siis selline seos, et siin aasta 2019 või 2020 on see viimane number selle slaidi alumise selle aastate rea peal, et tegelikult kogu globaalne emissioon mõneti hakkab stabiliseeruma tänu muidugi teatud regioonide mõjule, et selle slaidi pealt see mõju on nähtav, aga seda on natuke raske nagu ette kujutada, et mismoodi need trendid on muutunud, aga kui mitte teha siis sellist üksteise peale laotud graafikut, vaid vaadata, võrrelda siis seda emissiooni regiooniti ja kõrvutada neid üksteise vahel. Et siin on siis aastani 87 välja joonistatud siis nende emissioonide heide gigatonni aastas regiooni kohta. Näeme Euroopa tõuseb, siis
Põhja-Ameerika kasvas, Aasia tegi siin tugevat tõusu ja muud regioonid ka natukene paisuvad. Aga mis siit edasi saab? Minu jaoks oli nüüd täielik üllatus oli see, et tegelikult Euroopa kogu heitmete osakaal on hakanud juba langema. Ja mis siis tänase päevani tegelikult on olnud selleks trendiks. Ise, et isegi Põhja-Ameerika kogu heitme kogus on hakanud langema. Seevastu tugevalt globaalset pilti muudab ikkagi Aasia piirkond, kus on väga tugevalt mõjutajaks Hiina ja India ja siis muud regioonid on natuke kasvanud, aga erinevus on siis selles, et ühe elaniku kohta ehk siis kasvuhoonegaaside heide per capita. Siis kui me võtame näiteks Hiina keskmine inimese heitme kogus kasvuhoonegaaside põhjal on kordades väiksem kui on eurooplase oma. Ja nüüd, kui me küsime, et aga miks Hiina inimesed ole õigus omada endal samamoodi kõiki neid ägedaid asju, mida meie kasutame, toodavad heidet. Kui me keelame ära näiteks igasuguse sellise kasvuhoonegaasi tekitamise praeguses hetkeolukorras, siis me sisuliselt piirame inimeste võimalusi ja vabadusi saada osa ka sellisest meie tavapärasest harjumuslikust elust. Et elada soojas kohas, sõita autoga, omada igasuguseid vidinaid, süüa toitu, mis on põllu peal kasvatatud. Selle keskmiste väärtuste vaatamine on mõned huvitavad. Näiteks selle Eesti autopargi puhul, mis te arvate, mis on Eesti keskmine autovanus? Jaan, mis sa pakud? Eesti keskmine autovanus? 11 aastat pakud? 15 aastat? No, see jääb sinna 2 vahele. Et kui praegu vaadata hetke keskmist on kuskil 13,9. Kõige vanem autopark oli, kui ma õigesti mäletan, Saaremaal. Pole küll tänase seisuga üle kontrollinud, aga kui Transpordiameti kodulehekülje pealt sõidukite statistika lahti võtta, siis seal on kohe ilus kaart olemas, mis näitab ära maakondade kaupa auto keskmist vanust. Ja kui me võtame Saaremaal on näiteks 15-aastane auto keskmine olema koha peale, aga täna veel ühtegi 15 aasta vanust autot vastu sõida, näeme hoopis uusi uhkeid Mersuseid või siis 30-aastaseid näiteks Unicuma. Et mis mu mõte on see, et kui me võtame ühe keskmise mingisuguse numbri, me peame aru saama, mis me selle keskmisega taotleme. Et see keskmine väärtus ise ei pruugi olla üldse elusa eksemplari näide. Et keskmistame väärtuse ära, väidame, et nii on, aga hakkame asju lähemalt detailid vaatama, siis tegelikult me peaksime vaatama näiteks Saaremaa puhul, et iseloomustada olukorda siis jaotusgraafikut, et vaatame, mis aastakäigu sõidukeid on osakaaluti siis kõige rohkem ja siis me võime hinnata näiteks, et kas antud piirkonnas elavad rikkad Unicumide omajad, kellel üks auto on uus, iganes sõiduauto ja teine on siis Unicumist seisab garaažis või on olukord midagi muud. Et siis hakkab nagu see jaotusgraafikuga nagu see pilt ette tulema. Ja see on samamoodi, et kui me võtame keskmise globaalse emissiooni, vaatame, hindame, et olukord on selline, et emissioon iga aasta kasvab, aga tegelikult vaatame regioonid, siis on päris huvitav trend on ikkagi see, et Euroopa ja Põhja-Ameerika suundadel on suudetud saada juba sellise flatline'i peale. Ehk siis ei ole olulist kasvu oodata. Aga mis mõju siis tegur on, kui me paiskame õhku näiteks seda CO2 või nende ekvivalente saab arvutada nii-öelda, et me paiskame mingid, oletame siin metaani õhku, siis metaanil on samamoodi kasvuhoone
gaasi omadused, aga ta on ekvivalendina mingi kordaja CO2. Et ta arvutatakse CO2 peale, kuna on hea üks alus vaadata, kui kõik alusid korraga. Ehk siis, ja see on nüüd mõõdetav asi, on CO2 keskmine sisaldus atmosfääris aasta lõikes kõigub natukene, aga kui me tõmbame sellest kõikumisest joone läbi, siis see joon näeb selline välja, et on jällegi aastate lõikes inimtegevuse mõjul oluliselt kasvanud ja see inimtegevuse mõju saab võrrelda näiteks viimase 800 000 aastaga ja näha, et kunagi ei ole ükski keskkonnamõju, mis on looduslik, mõjutanud seda CO2 kasvu selliselt nagu inimene. Ehk siis kõik vulkaanipursked, mingisugused külmad perioodid, iganes on olnud, nende selline mõju ulatus on alati jäänud sinna madalamale kui see, mis me praegu näeme. Et üle 400 pole ammugi olnud, rääkimata siin 360, ütleme, suurem mööda oli 340 kuni 360 maksimum, kui vaadata 800 000 aastat tagasi. Aga see viimane ots, mis on üle tulnud, siis seda võib puhtalt inimese arvele panna. Mida see CO2 keskmine sisaldus tähendab? Jällegi esiteks see kasvuhoonegaasi efekt, et sulatame ära pooluste jääpangad, veetase tõuseb, veetaseme tõusuga 100 miljonid inimesed peavad leidma endale uue elamiskoha, sest suured linnad on rajatud ookeani kallastele. Kui me praegu räägime sellest, et me ei saa tellida endale sobivat autot, siis mõne aja pärast me võime rääkida sellest, et on globaalne rändekriis, 100 miljonid inimesed otsivad endale uut elukohta, rääkimata sellest, et saavad puhast vett juua, puhast toitu süüa. Kui me suudame seda emissiooni hoida kontrolli all, globaalset keskmise temperatuuri kasvu hoida kontrolli all, siis see mõju on väiksem. Praegu me oleme kuskil 1,5 kraadi graafikus, aga need sõltuvad sellest, kuidas need pidurdusefektid tööle hakkavad, et kas me suudame seda alla tõmmata või mitte, sellest suhtute mõju ulatus. Kui globaalne keskmine temperatuur peaks kasvama näiteks 8 kraadi, on see mõju väga suur. Aga mis need mõju tulemused on? Just lugesin praegu töös oleva kliimaraporti töödokumenti, see on 3900 lehekülge, õigemini sirvisin ei lugenud, sirvisin on õigem ütelda, et näha, mis on need viimase aja trendid. Ja seal on need graafikud olemas, et siis näiteks 8 kraadise tõusu puhul suurenevad põudade ja troopiliste tormide hulk mõlemad suurenevad. Põuad ehk siis aja mitte midagi, plus 25%, troopilised tormid, et sajab pussnuge, kolmesid ja koerasid päevast alla, või siis õigemini väga tugevalt vihma, niimoodi, et on üleujutused hukutused, mida me nägime ka sel suvel Euroopas. Nende hulk suureneb samamoodi 25%. Põuad suurenevad, troopilised tormid suurenevad. Ja kõik muud igasugused sellised efektid ka, mida mõõdetakse. Ka talvel külma sellised perioodid, kus on väga tugevad pakane, ka need suurenevad, samamoodi nagu suvised kuumaperioodid suurenevad. Ehk siis selle globaalse keskmise temperatuuriga kasvuga suurenevad ekstreemsused mõlemad suunad. Soovid küsida midagi? Okei, nii, edasi. Küsimus oli selles, et kas kasutada vana autosid pikemalt või osta uus auto, mis saastub vähem. Olen seda kunagi ka mudeldanud natuke teise lähteülesandega, et mu küsimus oli selles, et kui palju peaks auto vähem kütust tarbima selleks, et hoida seda hetkejoont, rääkimata sellest, et midagi vähendada. Aga lihtsalt see, et enam see tõus ei kasvaks. Aga sinna arvestasin sisse erinevate kütuste osakaalud, tuleviku trendid ja autode arvud, kaks põhiparameetrit.
kui meil nüüd autode arv kasvab, sõltumata sellest, kui efektiivne see tehnoloogia on, ei ole võimalik seda kasvu, seda üksiku auto arvu kasvust tulenevalt ei ole võimalik kogu heitmete kogust vähendada. Sinna sisse oli arvestatud ka autode tootmise heitmete kogust. Et vedelkütuseid kasutavad sisepõlemismootorid autode tootmise kogus kogu elueas on umbes 10-15% heitmetest. Et siis 10-15% on auto tootmine, ülejäänud on eluea jooksul kasutatud kütus ja muud vahendid. Siis hübriid- ja elektriauto puhul on see tootmise kogus mahuprotsent on umbes 25% ja siis sõltub juba sellest, et kus me selle sisendelektri saame ja nii edasi. Et selline mudeldamine, aga peamine mõjuv faktor on ikkagi see, et autode arv ei ole languses, pigem on ta tõusus. Et kogu tarbimine alati kasvab natukene ja maailma kapitalistlik ühiskonna toimimise mudel on pidev kasv. Kui kasvu ei ole kasumit, siis majanduskriis, pangad on lõhki, inimestel pole tööd ja nii edasi. Aga kus see info pärineb, mida ma teile esitanud olen? Et pärineb muidugi need ilmaraportid, erinevad avalikud allikad, aga mida ma tahaksin rõhutada, eriti ma olen siin selle arvandmetega erinevat pidi mänginud, et esitanud seda siis graafiliselt erinevates ühikutes, erinevate telgide peal venitanud need graafikud nii suureks kui võimalik, et seda visualiseerida. Et kui need Eestis olevate bensiiniautode osakaal oli siis slaidi alumisest servast ülemine servani, siis need elektriautod või gaasiautod vaevu paistsid välja, et natukene seda osakonda visualiseerida. Siis antud juhul, mida ma tahan tähelepanu juhtima, on see, et info küsimus ei ole oluline see, mida me arvame. Praegu me avaldasime kõikile esituse alguses üks arvamus, et ma arvan, et see võib nii suur olla. Siis see info, mida ma teile esitanud olen, pärineb sellistest allikatest, kus on väga täpselt ära kirjeldatud, kus kohast informatsioon on saadud. Ja sellisel juhul ei ole küsimus sellest, kas ma usun seda informatsiooni. See ei ole enam usu küsimus. See, mida me usume, ei oma mingit tähtsust. Mõõdetav reaalsus on see, mida meie usk ei mõjuta ja meie arvamused ei mõjuta. Vaid tegemist on usalduse küsimusega, kas ma usaldan neid tulemusi, mis on esitatud. Ja teaduse printsiip on ikkagi see, et kui me mingisuguseid tulemusi esitame, siis me kirjeldame ära, mismoodi, milliste mõtteristadega, mismoodi on need andmed saadud, mismoodi me neid andmeid analüüsisime, täpselt mõtleme metoodikat ja nii edasi. Et me loeme näiteks kliimaraportit, ükski tavainimene loeb 3900 lehekülge raportit, mille taga meil terve hulk igasugust õige andmeid, kus need on kokku pandud. Aga see on väga täpselt kirjas, mismoodi mõõta päikese energiat 1 ruutmeetri kohta ja alustada sisse seda globaalse kliimamudeli juurde, et saada aimu, kui suur on päikese sisendenergia maal. Väga täpselt on ära selgitatud matemaatiliste valemitega, võime seda mõõta õues, kui me tahame, et see vastab tõele ja nii edasi. Et kõik see on kontrollitud. Toome näite nüüd. Palju täna on õues kraadi temperatuuri? 8. Mis teil pakub? 6, kes pakub 6? Nii. 8 versus 6. Te lähete mõlemad oma termomeetriga praegu õue. Sina mõõdad 6,9, sina mõõdad 8,1. Omal on õigus. Mina oma termomeetriga, ma tule isegi termomeetriga, kuna vaatan teie termomeetrit, vaatan, et teie mõõte määramatus on näiteks +-1 kraadi termomeetrit. Teil ei ole mõtet omavahel hakata vaidlema, kummal on õigus, teie mõõte määramatused kattuvad. Te võite mõlemad olla oma mõõte määramatuse kõik kummas otsas. Te ei tea seda, kummas otsas tuleb. Aga mis ma mõtlen selles, et
et teaduse puhul näiteks need kliimaobservatooriumid üle maailma, mida on mitusada tükki, kus mõõdetakse siis temperatuure, tehakse andmekorjet. Selle mõõteinstrumendid on sellise täpsusega, kus me räägime seal võib-olla 6., 9. või 16. komakohast. Seal ei ole enam küsimus, kas on 0,1 mõõdet, vaid on ikkagi 0,000, on mõõte määramatu. See andmekorje, mida siis tehakse, on piisavalt täpne, metoodikad on kirjeldatud, tõendatud ja kui keegi teist arvab, et meil on mõni parem metoodika, me võime alati seda tõestada. Üle kontrollida, valideerida neid tulemusi, kõigil on seda võimalus olemas. Aga tegemist ei ole usu küsimusega, et kas ma usun, et see info, mida esitati, vastab tõele või vastu. Ehk siis kontrollitavus on äärmiselt oluline. Ja kui me usume, arvame ja oleme tõendanud endale, et 1 + 1 on võrdub 2, enamus on nõus sellega, siis see matemaatika, millele rajaneb ka kogu näiteks kliimamudeldamine või muu, baseerub täpselt samal matemaatikal, samal uskumusele, et tõesti 1 + 1 on 2. Ja need valemid, ütleme näiteks, mida sa kasutatakse andmete tööstuseks, siis me saame neid ka rakendada, kontrollida või ise välja pakkuda. Kuidas on muutunud ühe auto tootmismõju, siis seesama, mida te enne küsisite, et kas osta uus auto või siis kasutada vana edasi, siis tegelikult on huvitav trend ja seda väga tugevalt autotootjad oma aastaraportites ka kajastavad, et kui kellelgi oli referaadi teema näiteks keskkonnamõju kohta, siis autotootjate raportites see näiteks palju energiat kasutatakse või siis CO2 ühe auto kohta. See on nüüd 15 aasta erinevalt, 2005 versus 2018 on jah, need 13 aastat, aga ütleme suurusjärk on 15 aastat, et kui palju on muutunud ühe auto kohta tarve ja näiteks vee kasutamine ühe auto kohta. Oletame, et me tootsime 1000 autot, kasutasime 1000 kuupmeetrit vett, siis ühe auto kohta me kasutasime 1 kuupmeetri vett. Antud juhul see number nüüd viimasel ajal on 30 kuupmeetrit auto kohta. Jällegi autotootjad äärmiselt oluline informatsioon, et nad ehitasid oma autotehaste katustega vee kogumise süsteemi, koguvad autotehaste katustel vihmavee kokku, panevad maa-alustesse paakidesse, kasutavad mitu korda seda vett läbi, siis puhastavad ja annavad tagasi keskkonda puhtamana, kui nad kasutavad kogusid. Äärmiselt oluline asi, mida nad rõhutavad igal pool. Jäätmete teke ja nüüd tegelikult üks osakond, millele pööratakse kahjuks suhteliselt vähe tähelepanu inimeste teadvuses on siis lenduvad orgaanilised ühendid, ehk siis volatile organic compounds inglise keeles. Väga tugeva mõjuga keemilised ühendid siis tervisele, et kui me teadmatult oleme selles keskkonnas taastunud, ütleme, mingit keemia kasutamisega, iganes lenduvad need asjad õhus, hingame neid sisse, mingid lahusteid või muid asju, siis need kõik mõjuvad tervisele, me peame sellest aru saama, et see on ebatervislik esiteks ja teisest küljest ka ebamõistlik, näiteks majanduslikult mõttes, keegi peab hiljem selle kõik kinni maksma. Eesti tervishoiusüsteemi puhul maksab sotsiaalmaksu ja sotsiaalmaksud kasutatakse arsti arvelt, haigla arvelt ja nii edasi. Aga kui mõõdetu keskkonnareostus, mis seda tekitanud on kunagi aastakümneid varem näiteks, et me ise nagu koormame oma tulevikku siis sellist sotsiaalmajanduslikku keskkonda selle kõik. Ehk siis autokeskkonna mõju tegelikult jaguneb paljude valdkondade vahel. Olen siin mõned maininud, siis kui me vaatame näiteks seda, et kus me kütust saame, kus kohas kütust tuleb praegu. Diisel bensiin. Maa alt öeldakse, et kas siis mingi naftapuurtorn või on siis prakkimine, ehk siis horisontaalpuurimisega pinnase lõhestamine, sealt nafta väljapesu. Siis näiteks Põhja-Ameerikas Alaska piirkonnas on tõrvaliivad, nimetatakse neid, üks piirkonnad, kus nafta on liiva sees kinni ja see pestakse välja küll. Ja see on näide siis sellisest metsast, mis on ennem
kasvab seal kõrvaliiva peal ja näide, mis see pärgi pärast on naftatööstus üle käinud. Ja lisaks vesi, mis on peal, on enamasti toksiline. Nendest tiitidest vesi kipub pinnase kaudu minema kohaliku vee ökosüsteemi ja näiteks pärast kalad, mis üles ujuvad, põhjustavad inimesele kalasööd. Aga meie ei tea seda, meie tangime siin Tallinnas oma lemmikut tanklat kütust ja arvame, et kütust tuleb tankuriks. Või siis näiteks õhusaaste, hingame seda sisse, tekitab tervisekahju müra. Me ei pane seda tähele, kui me elame kesklinnas, näiteks kui õppime kesklinnas ja tänaval on pidev mürafoon, tõstab vererõhku, tekitab unestust ja muid asju, koormab organismi või vibratsioon, näiteks vibratsioonitõve või muid selliseid mitte tervislik eluviisi. Aga näiteks õnnetused kaasnevad liiklusvahendite kasutamiste autodega. Samamoodi ikkagi mõju on. Siis Eestis jällegi väga populaarne teema, TPF-ide eemaldamine või mootorite optimeerimine, EGR-i klappide välja juurimine ja nii edasi. Inimene, kes võtab autol TPF-i ära, enamasti põhjustatud sellest, et ei jõua uut osta, 10 korda odavam seda nii-öelda välja programmeerida, eks eemaldada. Mürgitab sõna otseses mõttes tänava peal olevaid inimesi, sellepärast et rahakotti hakkab peale auto korras hoidmiseks ja sellega me koormame jällegi meie kogu ühiskonda selleks, et pärast need tervisekulud kinni maksta või mõned muud mõjud tulevad. Ehk siis autoga kaasnevad sisekulud ja väliskulud. Sisekulud on need, mida näeb auto kasutaja vahetult, näiteks auto hind, kütusekulu, hooldusremont, kindlustus, parkimine, kõik muu, mis sa maksad vahetult oma rahakotis. Väliskulud on need, mis peab ühiskond kinni maksma, nagu reostus, hinnas on näiteks teedearendus, parklakapide rajamine, ilma nendest ei saaks autot kasutada, liiklusõnnetustega seonduvad kulud, mis otseselt kindlustuse alla võib-olla ei pruugi alati minna, ummikutes istumine, ajakulu, raiskame lihtsalt aega ja kliimamuutusest tulenevad kulud ka mõningal määral. Enamasti inimesed tahavad endale head autot, mis on hästi kiire, mugav, turvaline, odav üleval pidada, et kõik vastupidised asjad teeks. Et kiire, mugav ja odav ei lähe hästi kokku. Kindlasti tahavad väikest kütusekulu, aga hästi kiiret autot. Hästi oluline. Ja nii edasi. Ja enamasti ma eeldan, et tuleb nõud. Muidugi viimane, et peab olema alati parem kui naabri. Aga kui me küsime teistpidi, et mida me tulevikus tahaks rohkem ja vähem, tahaks tulevikus rohkem arkives käia näiteks või rohkem mürgist õhku hingata või rohkem sotsiaalmaksu maksta või tahaks puhtas looduses käia, mis Eestis veel on võimalik. Paljudes maailma riikides ei olegi enam üldse võimalust, et inimesed puutumata looduseks aega veetma või et meie tulevast põlvest seda teha. Ehk siis mõni näide sellest, kuidas asjad ajas muutuvad. Ma toon kõrvale näiteks selle, et Saksamaa kogu energia tootmisest on näide siis energiasektorit. Kolmandik on taastuvenergia peal, tuul ja päike. Kujutate ette, mitu Eestit mahub selle 1/3 sisse Saksamaa peal. Mitmekümnetu, mitte mitu sada. Et energiat on võimalik toota taastuvenergia allikat. Et tegelikult ühest küljest see, et see inimeste selline sisemine tahe, et ma nüüd tahan seda keskkonda nüüd siin, see võib-olla tulevastes põlvedes hakkab tõesti muutuma. Siiamaani sellises harjumuspärases tarbimisühiskonnas on ainuke otsustatud moment olnud ikkagi rahakott. Inimese rahakott otsustab, mida ta ostab. 10 aastat tagasi, ma tõenäoliselt oma vanusest tulenevalt ei käinud poest loomikirne ostnud, aga teie vanemad läksid poodi, nad ei ostnud teedkirni. Teedkirn on jube kallis. Praegu lähete poodi, te muud ei ostagi, ma olen teedkirni enam. Me ütleme näide, kui praegu ostad teedkirni, maksab 3 eurot, 10 aastat tagasi maksab 30 eurot. Päikesepaneelid, hind on 10 aastaga 10 korda langenud. Liitiumakud, hind on 10 aastaga 10 korda langenud.
10 aastat tagasi oli elektriauto kättesaamatu tänu siis selle liitiumaku hinnale enamusele elanikkonna. Praegu hakkavad võrdsustama elektriauto hinnad siis sisepõlemismootoriga auto hindadega. Ja regulatsioonid on muidugi suur osa sellest, nii nagu me rääkisime, tuleb Euroopast 95 grammi per 100 kilomeetrit, eks ju. Ja siis ka euronõuded, mida te olete kuulnud, et siin all nurgas on peidus euro 7 ja me näeme juba sealt, et selle euro 7 osakaal on juba ka siis oluliselt väiksem kui praegu lubatud euro 6 muutel sõidukitel. Tegemist on siis diiselmootoriga kehtivate sõiduautode nõuded, aga need kehtivad ka tegelikult bensiinimootoriga sõiduautodele samamoodi ja euro 7 on need numbrid täpselt samad, et kui palju lubatud siis neid asju õhku paisata ja tegelikult need uutel bensiiniautodega sõidukitel on olemas näiteks osakeste püüdurid, aga nende nimetasin GP. Aga nendega ei ole nii palju kaasnevaid jamasid, kuna nende töötemperatuur on kõrgem, põletab pidevalt puhkaks, nagu siin diislitega oli. Aga sinna suunas ta läheb ja sellega ma lõpetaks, et kui te mõtlete nende küsimuste peale uuesti, siis võib-olla teie arvamused on nüüd tänasest natukene muutunud, mis puudutab siis sõiduautode keskkonnamõju ja muud sellist. Aitäh!